51-aastane Indiast pärit Singh Darshan peab Tondi Selveris koos Afgaanist kolleegiga pisikest, aga populaarset söögikohta. Singh on elanud siin 11 aastat, tal on eestlannast kaasa 8-aastane tütar ja ta ise peab ennast juba 25% eestlaseks. Indias on väga palju inimesi tihedalt koos. Eestis on natuke rohkem ruumi. See on rahulik riik. Ma tunnen väga hea rahulik. Ma ei taha siple, kus on nii palju rahvas. Ma ei meeldi. Aga kuidas sa ilmaga harjud? Ilma on väga hea. Ilma ei ole mingi probleem. Minu jaoks jah. Suusatamas käib? Suusatama ei käinud. Suve ma ujuma mere juurde või midagi väike saar on midagi seal. Talvel on iga aasta häda oli mulle. Iga aasta talvel häda. See suvi ei ole, suvi on lühikene. Mis selle söögi nimi on ja kuidas sa seda teed? Ma teen terava riis kanaga. Siia sa panid muna natukene vist? Muna juurvilje, see kanatuki. Ka eraldi sa seda õppinud kuskil ei ole? Ei ole vaja õppida, selline asja lihtne on. Kunagi ei ole vaja. Mis rahvusest sa oled? Sikh. Khanega khanda. Tusi ayo. Interview लिती है मेरी मैंने बड़ी खुशी हुई है tähendab ise tuli minu väike kohtas hästi televiisor minul palju õnnelik on. Sikid on sellised inimesed, kes ei pidavat kartma kõrgust. On küll. Sikid on näiteks lendurid ja kõrgtöölised. See on siis lillkapsas. Lillikapsas. Kuidas see täpselt tehtud on? Veteritud. Selline jahu, ground floor, see jahuga. Eesti kokad vist sellisest asjast teavad väga vähe. Eesti koka üldse ei tea. Jah, üldse ei tea. Näidata siin kaamerasse, et milline see jahu on. Kui kiiresti sa eesti keele ära õppisid? Eesti keel ma kiiresti sellepärast ma tahan elada Eestis. Eesti keel muidugi vaja Eesti keel räägida. Kui pakku mulle 2000 euro palka, ma ei taha. Selline kööks. Ma tahan niimoodi inimene 4 silmaga näen. Kui eestlased satuvad Indiasse, siis teinekord nad saavad kultuurišoki. Kui sina tuled siia, millega sul on kõige raskem olnud harjuda? Minu üldse ei ole raske mitte midagi. Kuidas on Indiast pärit Sikhi rahvusest mehel eestlannaga harjuda? See ei ole mingi probleem, see kui on südame, see midagi keegi on, tahad, see ei ole midagi. Kui tema ei sega mind kunagi, mina ka ei sega temale. Kodus teed sina süüa või teeb naine? Naine teeb, muidugi naine. Naine teeb süüa ja naine teeb Eesti sööki. See on niisugust liha, sealiha. Ei üldse ei ole see, minu kodus ei ole liha. Ei ole alkohol, ei ole süss, ei ole muna. Verivorsti sa ei söö? Verivorsti, millel on jänipäev, see on ja see ma söön. Hapukapsas on ka selline? Hapuga mul, jah, see ma söön. Ma kõik söön. Sööd kõik ära? Okay. Ja usaldad oma Eesti naist? Miks mitte? Ma armastan. Väga. Sa hiljuti käisid Indias. Miks sa sinna läksid? Mitte sellepärast, et osta püksirihm. Püksirihma sellepärast, et seal on natuke hästi odavad. Püksirihma nii palju raha siin on kallis. Püksirihm on lihtsalt praktiline näide hinnavahest, aga muidu ei tunne Singh erilist koduigatsust, kuna internet ja India filmid aitavad seda leevendada. Oled sa usklik inimene? On küll. See on Golden Temple, palun. See on Punjab maakonnas Sikh Temple. See steena on gold, kõik on gold. Kui sa olid väike, mis sinu lemmiksöök oli, kui ema tegi? Allu paratha, see on varske leeb, panna siis kartul, hommikul see hapukooriga. Kui sa oleks Eesti peaminister, mis sa teistmoodi teeks? Kui ma peaminister on, ma hästi rahvas ka tegi hästi.
mis midagi on juhtub, ma teen korda. Proovime oma teevajad korda teha. दिल दिया खोल बंदिया